kell on 6:06 hommikul ja lähen jooksutiirule. Mul on päris mitu päeva olnud juba kange soov rannas joosta. Roomi randa ja tagasi. Ma ei plaaninud päris nii palju joosta, aga kokku 14 kilti. Maratoniks treenimine täies hoos. Ja mulle meeldib see, et merevee tase on praegu nii madal. Et kaardi pealt tundub, nagu ma oleks vahepeal vee sees jooksnud. Hea lihtne kiire hommikusöök. Ma tegin endale uue reegli, nimelt ma olen suutnud selle hommikul telos olemise enda elust enam-vähem eemaldada, sest tavaliselt ma lähen hommikul kohe esimese asjana trenni, aga peale trenni või nendel päevadel, kus ma puhkan, on ikka see kohe hommikul. Ja see ei ole hea algus päevale. See on kõike muud kui hea algus. Ja sellepärast ma tegin endale reegli enne 10, mitte grammigi. See võib kõlada veits naljakana, aga ma kohe seletan. Kuna enamus ma sellest telos olemise ajast veedan Instagramis, siis nagu Eesti riik piiras alkoholi tarbimist, ehk siis enne kella 10 ja peale kella 10 alkoholi osta ei ole võimalik. Ja sama tegin mina Instagramiga. Hommikul enne 10 ja õhtul peale 10 ma enam Instagramis ei ole. Ja kuna ma ärkan tavalisti hommikuti kell 5:30, siis see on esimesed 4,5 tundi mu päevast ja see on juba väga suur osa. Ja kuna põhimõtteliselt kõik edukad inimesed või sellised motiveerivad videod, mis on edukatest inimestest, ütlevad, et see, milline on sinu hommik, määrab, milline tuleb sinu päev. Ehk siis enne kella 10 telo mitte kasutamine, Instagrami mitte kasutamine. Enne 10 mitte grammigi, soovitan sinulgi proovida. See kõlas nagu mingi poliitreklaam praegu. Enne 10 mitte grammigi. Ühise mobiilivaba tuleviku suunas. Igatahes, proovige. Üks minut jäänud. Tegelikult mulle lihtsalt meeldib hommikul siis selle päeva Insta postitus ära teha. Kell 10 tundub nagu sobiv aeg. Nii, tehtud. Nüüd jääb see siia. Okei, tegelikult seis pole nii hull. Olen nüüd täna siin arvuti taga möllanud ja tuli kange tahtmine jälle välja loodusesse minna. Ja siin me nüüd oleme Tabasalu looduspargis. Tulime siia metsa looduse hääli kuulama. Seal taga on siis näha Vinesse mattunud Tallinna. Mõned väidavad, et see on mingi suits, mis Eesti kohal täna ringi liigub. Mõned väidavad, et see on Sahara kõrb ja tolm. Keegi täpselt ei tea. Müsteerium püsib. 15 minti autosõitu Tallinnast ja üks siuke väga mõnus koht, kuhu jälle metsa tulla ja siuke ilus pankrannik on ka siin, et soovitan. Isegi rattaga väga hea tulla Tallinnast. Aga tänaseks ongi jälle kõik. Olge ikka mõnusad, tehke ägedaid asju ja näeme jälle homme. Tšau!